Kas Lidl tuleb Eestisse? Seda on minul raske öelda, pärast et ka Lidli esimene direktor on töötanud minu turundusjuhina aasta aega, kui Lidl ei tulnud Eestisse. Koos temaga me oleme teinud päris palju arendusi. Ma peaks talle helistama ja küsima, kas tuleb. Kas te olete valmis selleks, et nad tulevad? Ma ei tea, mina ei ole sihtgrupp, ma väga säästumarketeid ei kasuta kui ostjana, aga ütleme, minu kaubandusettevõtlus ei ole selles nišis. Me ei tegele säästukaubandusega. Tegeleme kvaliteediga, kvaliteetse teenusega, ehk siis kui me räägime Solarise toidupoest, siis Solarise toidupood ei ole Lidli konkurent. Go-Market? Go-Market on ka ikkagi suhteliselt kvaliteeditundlikule kliendile adresseeritud. Te ei tunne ühesõnaga sellise konkurentsi? Ei, no võin öelda samamoodi, tema on Maxima otsene konkurent. Ja Maxima konkurent ja on veel firmasid, kelle jaoks on oluline hind, ainult hind. Ja võin öelda, et kui Maxima tuli meie poe kõrvale konkureerima, siis me ei kaotanud 1% käibest. Esimene kuu kaotasime 2%, teine kuu tuli see tagasi. Nii et sihtgrupp on erinev. Seega te ei tunne muret ka Alko 1000 pärast? Miks ma Alko pärast peaks muret tundma? Kaubanduskett Alko 1000, kes viimase nädala jooksul on öelnud, et nad kavatsevad siis Eestis turuosa laiendada, et ehitavad poe siis Tartusse ja et pakkuda siis tudengitele head odavat toitu. Ma ei oska öelda, kas alkohol on nüüd odav toit, et see nagu minu jaoks ei ole alkohol toit. Et ma ei tea, ma vaatasin ka, et kas ma olin puhkusel, vaatasin, kas ma midagi lugesin valesti või? Selle poe nimi? 2 euro eest alkoholifirma müüb 2 euro eest odavat toitu. See on midagi huvitavat. Ma tahaks näha, mis toit see on. Et võib-olla on seotud see Kaarsilla ehitamisega, et kui Kaarsill tehakse valmis, siis üle Kaarsilla hakkavad tudengid käivad seda 2 eurost toitu ostmas kuskil. Et meil on ka seal pood olemas, meil nad ostavad natuke rohkem 2 euro eest. Aga okei, see oli nagu natuke naljaga välja öeldud projekt, ma arvan, et see on selline PR-üritus rohkem. Aga pigem alkoholi müük tervikuna on muutumus. Ma arvan, et see on teatud riigi poliitikaga ja kindlasti on tulemas suured muutused. Aga mitte seda ei õnnesti juhtuda, alkoholipoed hakkavad nüüd 2 euro eest toitu müüma. Pigem vastupidi, tekivad uued alkoholimüügifirmad tõsised, kes spetsialiseeruvad. Mitte ainult turistile, vaid ikkagi kohalikule turule samamoodi. Kas ja kuidas on praegused valitsuse otsused ja maksuotsused mõjutanud teie äri? Meid otseselt ei puuduta, kui nüüd tervikuna võtta alkoholimüügi langust Lõuna-Eestis, eriti siis Lõuna-Eestis meil ei ole palju poode. Et kindlasti jah, eks Tartu müükida mingi määral on mõjutanud, aga Tartu ei olnud ka meie prioriteet praegu, aga need me lihtsalt ei ole seotud selle piirkonnaga. Aga ei plaani turuosa laiendada? Alkoholi turuosa laiendamine on tore asi, et aga ei, praegu igal juhul hetkel jah, me ei hakka tegema alkoholimüügiketti. Aga kui me ei räägi alkoholimüügikettist, vaid Go-Marketi ketist? Go-Marketi ketti eesmärk ei ole laieneda igale poole, vaid me üritame hoida kvaliteeti ja kvaliteeti saab hoida nendes piirkondades, kus on olemas ostja, kes hindab seda kvaliteeti. Et me püüame püsida oma raamides. Et mitte töötada seal, kus meil ei ole klienti, vaid töötada seal, kus on kliendid. Kuna te oma kaubandusketi maha müüte? See on hea küsimus. Kui teil ostja on olemas. Kõik on müüdav alati, ainult et küsimus on selles, et see on nagu oma lapse müümine, nagu oma lapse lastekodusse andmine. Et keeruline küsimus. Et loomulikult igasugused spekulatsioonid käivad ja kogu aeg käivad mingid ostjad, aga praegu nagu mingi kindlat plaani küll ei ole. Te ei mõtle sellele tõsiselt? Vaadata ringi selle pilgu? Miks me ikka ringi vaatan, sellepärast, et siin ei ole
et küsimus, see on väga pealiskaudne küsimus. Selles suhtes küsimus on, miks ostja peaks tahtma ostma Go-Marketit? Mis mõte? Seal peab ka mingi mõte olema. Et me ei saa öelda niimoodi selleks, et saaks kaks, et võib-olla tõesti, et kui keegi ostaks ära, tõstaks 2 korda palku, see oleks väga tore. Mis siis ettevõttes pärast saab? No on küsimus selles, et kes suudab seda ettevõtet manageerida, kes suudab seda kvaliteetset tootevalikut ja teenust hoida. Mina küll ei näe, et ükski ettevõte seda täna suudaks Eestis. Et kui ta ostaks, ta ei suuda hoida seda kvaliteeti. Sest selleks, et seda kvaliteeti hoida, peab olema süsteem, peab olema tarnelepingud, peab olema põhimõtted paigas, peab olema motivatsioon paigas. Seal on väga palju erinevad standardid, põhimõtteid, seoseid, lepinguid. Ei ole niimoodi, et sa võtad kaupluse, paned ühest pistikust teisi ja kõik töötab. Ei tööta. Sellised näiteid on, väga selged näited on Riiast. Näiteks, kus tuli üks kett ja ostis ära üksikuid väga kvaliteetseid teenuseid pakkuvad kauplusid. Ja mis juhtus? Kett tuli, pani pistikusse oma ja läks pankrotti see kauplus, sellepärast, et need kliendid, kes soovisid kvaliteetset teenust, nad ei saanud seda enam. Nii et see ei ole nii lihtne. Et see on keerulisem kui abielu. Et ei ole niimoodi, et keegi tuleb, ostab su naise ära ja pärast jube tore, siis pärast õitseb kõik hästi edasi. Ei ole võimalik. See ei õitse. Et siin on liiga palju seoseid, liiga palju on selliseid põhimõttelisi meeskonna otsuseid ja loogilisi otsuseid, lepinguid, aga see on väga suur süsteem. Aga ometi on teil keegi käinud koos? Aga kogu aeg käivad. Ja ma ei ütle, et iga nädal, aga iga aasta on ikkagi 2-3 pakkumist. Kas seal on piisavalt head pakkumised on? No aga ma ütlen veel kord, et minu eesmärk ei ole last hävitada. Sellepärast, kui tuleb üks nüüd rahakas investor, ütleb, ma ostan ära ja ma panen sinna nüüd Lidli märgi peale ja hakkan solalise toidupoolist Lidlit tegema, siis no, ma peaks üldiselt ravile minema, kui ma hakkan selliseid mõtteid. Ma ilmselt arvan, et ma olen psüühiliselt terve praegu veel nii palju, et ma selliseid otsuseid tegema ei hakka.